Miks ma istun esiritta? Võib-olla pärast seda videot istume seal koos. Piinlikkusega pean tunnistama, et oma põhikooli, gümnaasiumi ja esimese poole ülikoolist istusin pigem tagareas. Muutus toimus pärast seda, kui olin enda jaoks avastanud impro. Mind võlus see. Käisin erinevates töötubades Euroopas ja Ameerikas ja kirjutasin märkmikusse kõik harjutused, mida tehti, kuidas juhendaja seda juhendas, mingid ägedad laused, mis ta ütles. Ma täpselt ei tea, miks, aga mul tuli selline hull mõte, et mis siis, kui ma pööran samasuguse tähelepanu ka oma ülikooli õppeainetele. Et istun esiritta ja kirjutan üles, mida õppejõud ütleb, mingi sellised huvitavamad laused enda jaoks. Mäletan momenti signaalitöötluse loengust, kus õppejõud ütles, et nüüd teeme selle teema kohta ülesande. Kirjeldas seda ja ma olin nagu, ja, ma tean küll, kuidas see käib. Oma selja taga aga kuulsin sellist suminat, kuidas see käib, sa oskad või? Ja ma oma peas mõtlesin, et ta just rääkis sellest. Konkreetselt eelmine lause ütles, kuidas seda ülesannet teha. Sama käitumine on mul ka etendustel. Kui ma saan koha valida, siis ma valin esirea. Seal on kõige parem vaade ja kaasatus. Näitlejate energia jõuab minuni kõige paremini. Ma saan parema elamuse sellest. Meil oli hiljuti Tartus etendus ja esimesed inimesed, kes saali jõudsid, nad olid maksnud piletiraha, et meid vaatama tulla. Ja nad istusid viimasesse ritta. Ma olin nagu, kas teate, et te valisite praegu etenduse kõige halvimad kohad? Mingi ettepoole. Nad ei läinud. Nad olid nagu, ma maksin piletiraha ja ma tahan seda teenust tarbida kõige halvemini, kuidas võimalik. Mulle esinejana meeldib ka, kui publik on ees. Ma tajun neid paremini. Nemad tajuvad mind ka paremini. Mõlema jaoks on see elamus kordades parem. Ma saan aru, et esireas on haavatavam tunne, aga see on ka põhjus, miks sa saad sellest elamusest rohkem. Loodan, et sellest oli abi. Jälgi Ruutu 10, et saada veel nippe ja näeme varsti.